Igaüks peaks tundma, et saab teha endale meeldivat, tulusat ja rahuldust pakkuvat tööd. Kui sul on põletikuline soolehaigus, muretsed ehk töö leidmise või hoidmise pärast ning sa ei ole ainus, kes selle pärast muret tunneb. Euroopas põeb põletikulist soolehaigust üle 3 miljoni inimese. Seega on paljud sinuga samas olukorras. Seda haigust on siiski võimalik ohjata, ükskõik kus töötad. Oma karjääri kujundamisel põletikulise soolehaigusega, otsi oma karjääri kujundamisel põletikulise soolehaigusega sobivat tööd. Mõtle hoolikalt, missuguste tööde nõudmised on sinu jaoks liiga suured. Näiteks, kui sa ei saa töötada tualettruumi läheduses, pead sa pikki maid reisima või ei saa tualetti külastamiseks tööd pooleli jätta. Kaalu, kas ettenägematu või sageli muutuv töö võib põhjustada stressi ning seetõttu ka haiguse ägenemist. Otsusta ise, kas soovid oma olukorrast teistele rääkida või mitte. Kui otsustad tööintervjuul põletikulisest soolehaigusest rääkida, ära keskendu sellega vaid kaasnevatele probleemidele, vaid hoopis enda tugevustele, oskustele, kvalifikatsioonile ning kogemustele. Potentsiaalne tööandja ei pruugi teada, mis on põletikuline soolehaigus. Arstilt või patsientide organisatsioonilt saadud materjalid võivad aidata olukorda selgitada. Pea meeles, et põletikuline soolehaigus ei vähenda sinu teadmisi, oskusi ega pädevust. Tööandjale või kolleegile põletikulisest soolehaigusest rääkimine võib nõuda julgust. Kõige targem on olla aus ja avatud, selgitada, milles see haigus seisneb ning missuguseid sümptomeid see võib põhjustada. See on ka suurepärane võimalus töökohas teadlikkuse suurendamiseks sellest, mis on põletikuline soolehaigus ning nende aitamiseks, kes ei julge ise sellest probleemist rääkida. Kui tunned, et sind ei toetata tööl, siis paljudest allikatest on võimalik leida teavet ning tuge. Põletikulise soolehaiguse ohjamine võib mis tahes erialal nõuda paindlikult töötamise võimalust. Kui paindliku töövõimalus puudub, pöördu tööandja poole ning uuri, kas seda saaks korraldada. Tööandjad peaksid olema delikaatsed ja toetavad, looma töötajate seas võrdsuse ning diskrimineerimisvaba kliima ning hoidma sinu seisundi saladuses. Töökaaslastega suhtlemine on hea viis nende paremaks tundmaõppimiseks ja uute sõprade leidmiseks. Seepärast võid tunda end halvasti, kui pead kutset sotsiaalsetele koosviibimistele edasi lükkama, sest ei tunne end hästi. Püüa olla kolleegidega avatud ja aus. Ära lase põletikulisel soolehaigusel takistada heade töösuhete säilimist. Koosta ägenemistega toimetulekuks kava. Küsi arstilt nõu, kas saad ägenemise ajal töötada ja võta vajaduse korral haigusleht. Uuri arstilt, millal võid tööle naasta. Tööta võimaluse korral kodust, et saaksid ise oma ajakava koostada, videokõnesid teha, ise endale süüa valmistada ning vajadusel puhata. Kui sul ei ole võimalik töötada kodust, püüa keskenduda tähtsamatele ülesannetele ning söö väga kergeid ohutuid aineid, mis rahustavad sinu seedesüsteemi. Püüa piirata enda kokkusaamiste arvu ja töökoormust ning keskendu paranemisele. Igaks juhuks võiks su töökohal olla ka pakk kõige hädaolukorras vajalikuga. Kõige suuremad tööreisidega seotud probleemid on tualeti kasutamise võimalus, üldine hügieen ja toitumine. Kasuta võimaluse korral oma autot, väldi busse ning tee peatusi kohtades, kus saad tualetti kasutada. Broneeri lennukis ja rongis tualettruumi lähedal asuv istekoht. Võta kaasa vahetusriided, oma toit ja hädaolukorras vajalikud vahendid. Põletikulise soolehaigusega inimeste töökohal toetamise vallas on tehtud suuri edusamme, ent siiski on veel arenguruumi. Kui arvad, et sul ei ole võimalik põletikulise soolehaiguse tõttu teatud tööd teha, ära anna kohe alla, vaid räägi tööandjaga ning uuri, kuidas ta saab sind toetada. Sinu olukord ei peaks sind soovitud töökoha saamisel tagasi hoidma. Suhtu endasse positiivselt, keskendu enda tugevustele ja mõtle, missugust väärtust saad sa organisatsioonile pakkuda. Maailm on sinu päralt.